Look upon the mountain, waiting on a train. Maybe I know what's wrong, and it still happened again. Waiting on my destiny, learning from my abilities. Who was wrong and who was right? Nii, nüüd oleme Koobolast läbi suunaga Mikkeli poole. Nagu Google Maps näitas, siin on üks tore grillikoht. Siin sai täitsa normaalse hamburgeri. Ja siis on siuke kohalik järv. Do we even know why we're fighting? So take your eye off of me. Look upon the churning sea. Driving towards the daylight, running from the midnight, trying to get my way home. Running from the spotlight, trying to find the daylight, trying to get back home. Rusty strings on my old guitar speaks volumes of who you are. So never did I think it was you. It was me, one of the chosen few. Who will it be? Oh, the next time. Hopefully one with more sense of mind. So where did you go? Always we'll see. It's a story of you and me. No nii, teeb kokkuvõtted esimesest päevast teel Põhja-Norrasse. Piiriületus oli lihtne. Mootorratturi eelis või mootorratta eelis on see, et sa oled alati laevas esimene, kes maha saab. See tähendab ka kõik dokumendi kontrolli. Satud sa esimesena, siis läheb see aeg, mis sinuni kulub, mingi paar minutit, siis sa saadki sealt esimesena minema. Kõige kauem aega läks nii-öelda Helsingist Porvoost sealt läbi sõitmisele, sest kõik see, ma ei võtnud kiirteid, vaid võtsin väiksemad teed, seal oli pidevalt siuke 50, 60, vahel ka 80 ala ja liiklus oli tihe ja valgusvoor oli ka palju. Ehk siis esimesed 100 kilomeetrit kulus siuke 2,5 tundi. No ma loomulikult mässasin ka oma navigaatoriga või selle softiga, mis nii-öelda ei allunud kontrollile, tegi oma asju. Aga lõpuks pärast mitmeid peatusi siis ikka õnnestus. Et ta ka näitab sinna, kus ma tahan sõita, mitte ei juhata mind tagasi sadamasse. Soomes oli ka siin täna siuke 29 kraadi. Isegi veel õhtu kell 7 oli palav. Et selle siukse chopper-stiili rattaga ta päris matkaratas ei ole. Et siis ikkagi midagi kipub ära väsima endal. Minu puhul siis see jalg, mis just selle piduri pool on. Et siis tuli leiutada vahendeid, kuidas nii-öelda võimelda selle jalaga, et ta nii-öelda töötaks paremini. Ja loomulikult siuke 100-150 kilti seal vahes tegin ma siis puhkepeatusi ka. Ja ühes sellisest ma sõin ka.
juhtus veel ette vahepeal üks 6,5 kilomeetri pikkune kruusalõik, mis mul ei olnud plaanis, aga või ma ei teadnud, et ta seal on, aga ta oli. Ja siin vähemalt see lõik oli selline, siin ei olnud sisse sõidetud radasid või rööpaid või sellised, nagu meil Eestis kruusal tekib, et on kivivabad alad või väheste kividega, siis see oli, kogu tee oli tihedalt kaetud siukeste hästi pisikeste või paari sentimeetri läbimõõduga graniitkillustikuga ja see muidugi sõita oli päris õudne. Ta oli natuke meenutas liiva, see tunne kogu aeg ratas kiskus ühele teisele poole. Ehk ma sõitsin selle lõiku peaaegu 10 minutit. Ja nüüd päris lõpus, kui ma Laabusse tulin, kus ma praegu olen, et siin on ka 8,5 kilomeetrit sellist kruusateed, kuigi see oli normaalsem, siin oli ilusti need rööpad sisse sõidetud. Sai normaalselt sõita. Ainult viimane ots oli siuke hästi kivine ja hästi mägine, et seda tuli siin ettevaatlikult ronida. Maanteerattaga on natuke ebamugav. Siis mis oli üllatus või millega ma ei osanud arvestada, nüüd ma tean, et kui nii palju põhja tulla, juba on ikkagi 500 kilti põhja poolt peaaegu. Et päike loojub peaaegu põhja ehk ta sul õhtul hakkab sulle, kui sa põhja poole sõidad, hakkab sulle otse silma paistma. Ja kui sul on visiir või prillid või ükskõik, mis seal on vahel, siis on pikki lõike, kus sa nagu teed üldse ei näegi. Et siis tuleb kõik eest ära võtta ja siis vaatad palja silmaga. Siis on nagu näha. Aga seal on teine häda, et siis sul UV kaitset ei ole ja siis küllaltki kiiresti läheb silm nii-öelda närviliseks ja siis pead ikkagi puhkama ja silmad maha rahustama. Aga muidu siin oli siuksed suuremaid autoteid, väiksemad autoteid, siis olid täiesti siuksed tühje asfaltteid, väga mõnusaid, eriti siin viimane ots, kus ma nägin üldse mingi 60 kilomeetri peal vist 2 autot ainult, kes vastu tulid. Hirmus mõnus oli selles mõttes. Ja veel mootorratas üllatas mind positiivselt, et olin planeerinud, et mu esimene kütusevõtu koht on 290 kilomeetrit, mul on 14 liitrit paak. Ja ma ei ole kunagi nii palju sellega sõita saanud. Aga nüüd ma lihtsalt sõitsin, kuna olingi sunnitud sõitma, kuna oligi mingi lõik, kus ei olnud bensukaid 40 kilomeetri pikkusel lõigul ühtegi. Ja ma arvasin, et ma sõidan juba tükk aega bensiiniaurudega, aga siis kui ma lõpuks selle 290 oli läbi sõitnud, sisse valasin, siis selgus, et 2 liitrit oli juba ees, et ainult 12 mahtus sisse. Et see on positiivne, kuna mul seal Norras on mingid lõigud, kus kipub sinna 300 kanti see vahe, bensiinijaamade vahe, vähemalt ühes kohas. Võib juhtuda, et ma pean jälle nii-öelda aurude peal sõitma. Aga ma natuke siis näitan ka seda laavut, kus ma olen õigemini audiotuba. See tegelikult on siin saun koos lavamis või naridega. Ma tuld täna ei teinud, niikuinii on palav. Aga sama siin on puud kõik valmis. Küünlad põlevad. Igat pidi vinge koht. Mitte midagi ei saa ette heita. Siin taga seal on veel kuur, kus on, kui sa tahaksid öö läbi sauna teha, siis sealt võtad puid juurde. Siis seal kõrval on veel, mis vist ei paista praegu, on peldik täisvarustusega. Siis on laud, pingid, koht, kus saab grillida, siin on väike jõgi. Siin tegelikult paarsada meetrit on veel järv, aga see on nii suur raba siin, et ega sinna väga ei taha minna, sest seal on vajud läbi.
aga mis on positiivne, siin ma leidsin kohe siit samast kõrvalt, olid 7 valmis murakat. Loomulikult keegi on juba ära korjanud enamus. On näha, et on käidud siin. Aga homme on jälle umbes 500 kilomeetrit. Praegu ma olen koha mõttes kõige lähem küla on Juuka, kus mingi 20 kilti võib-olla. Või linnulennut on isegi lähemal, aga ma pean nii-öelda sika-saka sinna sõitma. Sealt võtan bensiini ja siis homme õhtuks tahan jõuda kuhugi Salla kanti, mis on siit 500 kilti põhja pool. Ja ma täpselt ei tea, kuhu mööbin ma lähen. Ma küll valisin ka ühe laavu välja, aga kuna seal on ka üks väga vinge suusakeskus kõrval koos kämpinguga, et võib-olla ma hoopis kolin sinna. Aga homme siis uuesti. Tšau!